No nii, me oleme nüüd Kiidjärve keskuses ja selle koha nimi siin on Kassiorg. Et siit algab pealemaad Karada, mis läheb Taevaskotta ja kuhu me kohe suundume. Aga kõigepealt ma näitan Kiidjärve sümboliks olevat vesiveskit, mis on see oranž hoone seal. Ja selle kõrval on siis sild, mis varem oli tamm, aga see tamm hiljuti siin lõhuti, nii et nüüd on veel siin vabavool ja see on Ahjajõgi ja see sama ilus heleroheline hoone siin on RMK külastuskeskus. Mina naudin ka praegu seda loodust, neid raaguspuid, et ma ei ole kunagi sellisel ajal siin looduses niimoodi ringi vaadanud, aga praegu on selleks suurepärane võimalus ja aeg. Aga nüüd lähme siia üle autotee kõrvale ja vaatame seda imeilusat jõe minekut. Siin on siuke laiem koht ja sealt selliste küngaste vahelt hakkab see jõgi siis kulgema. Meie liigume selle silla peale ja tegelikult see matkarada teeb ringi, ta läheb välja Saessaare, Paisjärveni, sealt on võimalik edasi minna Taevaskotta ja üle silla siis tuleb teiselt poolt tagasi tõusude, langustega ja on ääretult huvitav ja näitan selle sildi ka, et hakkame siis minema. Taevaskoda 6 kilomeetrit ja see on Roiupalu õpperada. Vana kõrtsihoone huvitava omaaegse arhitektuuriga. Aga huvitav mitmetüveline paljude harudega puu. Ja kohe jõuame silla peale. Eliise, tule sina ka. Mul on kaaslased ka. Eileen filmib, aga Eliise vaatab koos minuga. Ja nii. Meil on toredad kallikesed jõe ääres. Ja siin on kohe siis RMK puhkeplats. Ahjajõgi tutvustus. Haltiku lõkkekoht on selle koha nimi. Ja siin on Roiupaja. Sa võid näidata sinna ülesse, kui vahvad tõusud siin on. Ja õpperaja plaan. Nii, ma mäletan, et kusagil siin lähedal on kohe Korgi kuusk. Ja kusagil oli siin ka Kopra tamm. Ja siin peal seda ei ole, aga nüüd meie saame valida, kas me läheme ronime kohe siia mäe otsa, kus inimesed ees on, me ei tohi nendele väga lähedale minna, või siis suundume siit kaudu. Aga näete, kui ilus sinililleline see mets juba on. Kaunis aeg. Näsiniinid veel õitsevad seal, selle oja ääres. Ma näitan.
kaunis. ja sinnapoole ka, et see on nii müstiline siin juba selline ohohoo. ja mida ma olen sellel kevadel avastanud, on, mida ma ei ole varem tähele pannud, sellepärast et varem ei ole selleks aega olnud, on pungad. et siingi sellel puul, tule siiapoole, et just selle vee taustal võib-olla paistavad hästi nagu pärlid ja igal pool ma näen pungi, et tegelikult võttis palju aastaid enne, kui ma hakkasin üldse märkama kevade saabumist, lehtede avanemist, sest tavaliselt oli see niimoodi, et nad ühel hetkel lihtsalt olid lahti ja oligi suvi, aga see võis olla kuskil 90ndate aastate keskel, kui ma hakkasin hommikul tööle minnes läbi Schnelli pargi avastama ja jälgima pungade avanemist. Ja see oli hästi suurepärane avastus, sest kui sa tähelepanu pöörad ja vaatad loodust teise pilguga, siis sa näed uusi asju ja siis sa oled osa. Täna liigub siin inimesi päris palju ja kui ma praegu vaatan siia samasse sinilillede kõrvale, siis ma näen, et ülased hakkavad avanema. Näete, tüdrukud? Eks ole, et looduses on vaja märgata ja südamega tunnetada. Siis hakkab loodus sinuga kõnelema ja sa saad loodusega üheks. Ega see muidu juhtuda ei saa, kui sa selleks aega ei võta, ei peatu, ei vaata. Ja kui tore see sammal siin on, eks ole, et üks minu suur avastus oli ja suur meeldivus, võib ütelda, oli, kui ma sain võimaluse samblaid vaadata mikroskoobi all. Milline imepärane maailm, kõik on erinevad, aga kõik on nii korrapärase struktuuriga ja lihtsalt imeline jumalik meistriteos. See on see maailm, mida me tavapäraselt ei jälgi ja tihtipeale ei näegi, sellepärast et sealt sambla seest liikusid välja ka sellised putukad, mida me palja silmaga ei näe. Ja peale sellist kogemust siis sa näed seda ime igal hetkel, nii nagu siin praegu selle oksa küljes. Ühte sorti samblaid, samblikke, siin ripub väga palju oksi. Korrastame ka natukene seda matkarada. Nii. Need võiks viia lausa sinna. Seal on okste koht, vaata Eliise, seal puude kõrval, eks seal maas, mine pane need sinna, et kõike me ei jõua siit korjata, aga need, mis siin puude otsas ripuvad, need saab ära koristada. Nii, aga ma arvan, et läheme siis edasi. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnast tuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti Isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus ja... Nüüd me oleme siin ühe selle raja vaatamisväärsuse juures, see on korgikuusk, ehk nimetatakse ka krokodillikuuseks, sellepärast et tal on selline krokodilli moodi tüvekoor ja selliseid kuuski on Eestis ainult 4 tükki, on siin selle stendi peal kirjutatud ja kuidas selline eriline puu on kasvanud. Teadlaste sõnul on see kuuse pärilikkuse mutatsiooni ehk muutuse tulemus. Ja seda võivad põhjustada siis puu vanus, kasvukoht, kasvukiirus ja pärilikud omadused. Et seda sellist krokodilli tüve on
on siis mõne meetri jagu, et sealt edasi läheb see kuusk juba harilikuks. Et on küll väga põnev katsuda ja vaadata lähemalt. Nii. Ja siin metsas on nüüd võrreldes eelmise suvega, kui me siin käisime, tohutult palju tormimurdu, et suured puud on kas pikali maas või siis niimoodi lookas, nagu see puu, mitu puud on isegi seal üksteise otsas. Et muidu on siinses kandis on hästi kõrged puud, et see ongi see Põlvamaa ja Taevaskoja kandi omapära, mis minule ka väga meeldib, et tohutu võimas loodus, tohutu väega ja pikad sirged ja mõistagi on siin nende puude seltsis mõnus olla, siin on hea energia. Aga läheme edasi. Sind ei iial unusta. Sinu rinnal olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu mured kuulnud sa. Eestimaa mu tööd, mu laulu, sul neid tuli rääkima. Aga laudtee oli väga lühikene ja siin on jälle maha langenud puud. Ja läheb meie rada edasi. Ja need puud on jah suurte juurtega langenud ja ilmselt siis langesid siis, kui oktoobrikuus see torm oli. Siin on nüüd natuke väiksemad kuused, kõrval on ikka kõrge mets, aga siin ees on selline huvitav puude rida, nagu oleks istutatud. Aga vaatame, mis sealt avaneb. Nagu sirged puuderead, on ju? Aga tegelikult on see ikkagi tavaline metsatukk. Ja oleme jälle päikese käes metsa seest. Ei jõua iial öeldama, kuis täidad südame. Sinu põue tahan heitama, kord viimse unele. Ema kombel kinni katta, lapse tuksvad rinda saa. Eesti muld ja Eesti süda. Kes neid jõuaks laulda. Tugev metsamüha. Sa ruttu tõused, kuumalt rinnast tuksuma, kui su nime suhu võtab püha Eesti isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaotada. Järsk laskumine ja siin on siis juba peaaegu Saessaare Paisjärv, et jõgi on laienenud. Ja oleme siin päris vee ääres. Siiamaani me käisime üleval kõrgel seljandikul ja nüüd hakkame siit jälle tõusma. Et nii, ma hakkan rollima. Aga päris järsk tõus on. Aga õnneks on puujuured, mille peale saab toetuda. Lehvitab seal üleval. Tema jõudis esimesena pärale.
sind ei iial unusta. Ja nüüd me oleme enamasti pool maad käinud ja siin nüüd on meil kogu aeg kõrval imeilusa metsasamblase põhjaga metsa kõrval on siis laienenud Ahja jõgi ehk juba peaaegu Saessaare Paisjärv ja seal aeg-ajalt paistavad siis need liivakivipaljandid, kõrgemad ja madalamad, nii nagu taevaskodagi on. Ja terve seal jõe äär on neid kõrgemaid liivaseinasid täis. Siin on jah imeline samblane kaabin, et nagu vaipa mööda saab kõndida. Vaatame siit lähemalt ka seda vett. Imeilus. Oh, kui paks. Vajume sisse. Ilus, roheline ja mõnus. Siin saab. Siit on hea vaade sinna liivakivile. Ja väga mõnus. Ja taevast vaadata mööduvaid valgeid pilvi. Ilm on hästi mõnus matkamiseks. Selline mõnus tuulekene, enamasti päike, mis soojendab kevadiselt. Ja huvitav loodus. Aga läheme edasi. Nii mõnus koht. Kui ma vaevalt astusin sinu õhku olen Nii, me oleme oma sihtpunkti jõudnud. Lonni seisab siin oma sadamas. Ta praegu veel sõite ei tee. Ja vaatame lähemalt. Peal. Ja näed juba see tugev paisumüha ka kostab. Et lähme sinna silla peale ka. Lonni jõela, Lonni sadam. minu pisaraid sa näinud, minu mured kuulnud sa Eestimaa. Siit edasi läheb taevaskotta. Tuli rääkima Aga meie vaatame siit ülevalt silla pealt alla. sul. Jõgi voolab siit ilusasti armsalt ja kitsalt edasi. Aga siin on tugev kohvinud. Siin on varisemise ohtlik koht sillal. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnastub su Siin on nüüd jah see mahutav vesi all. Tegelikult saab sealt trepist alla ka minna, aga praegu ei hakka minema. Mõnus. Ja vaatame sinnapoole siis ka see suur ja avar Paisjärv, kust äärest me siis tulime mööda rada. Minu meelest, eks ole, et aitäh, armsad matkakaaslased, aitäh filmimise eest. Ja teinekord matkame jälle.